Pidevalt me muretseme selle üle, et küll üks või teine elektriauto on ikka kallis ja mida suuremat ja mahukamat elektrisõidukit tahad, seda kallimaks kogu asi läheb. Dacia tõmbab siin küll piiri, et tuues Euroopas turule kõige odavama elektriauto Dacia Spring. Eks siis vaatame uues naisluksuri proovisõidus, mis masti auto siin on, tegu vist on, siis ega ei ole siin tehtud mingeid sarnaseid järeleandmisi kvaliteedis nagu teistel Dacia mudelitel. Saame näha. Igatahes on tal olemas 26,8 kilovatt-tunnine siis aku ja sõiduulatus peaks tal olema 230–300 kilomeetrit. Tegelikkuses on see kõigest 150 kilomeetrit ja 8 tundi kulub tema täislaadimiseks, kui teed seda kodus spetsiaalselt laadijast ja 14 tundi kulub see siis, kui sa teed seda kodus, siis täiesti tavalisest vooluvõrgust ja tund aega kulub selleks kõigeks siis, kui sa teed seda siis kiirlaadijas kuskil ja tema kiirus on 130 kilomeetrit tunnis ja 0-100 jõuab ta lausa 19 sekundiga. Ja tema mootoril on võimsust vaid 33 kilovatti ja 45 hobujõudu. Pagaskumi mahub 290 siis liitri jagu asju, tegelikult ongi tegemist sellisel minimaalselt kokku pandud tootega, kus legaalselt on kõik lubatud, kuid tegelikult võiks selle auto kallal teha veel palju arendustööd. Igatahes on olemas tal standardvarustuses juba 4 elektrilist aknatõstukit, automaatpidurdus, automaatsed tulede lülitud, samuti on kiirushoidja seal olemas ning samuti leiab sealt ka LED esituled, kuid väga palju on sees lihtsalt siis plastikut ja odavus paistab tõesti igal pool silma. Siin näete siis kõige paremat versiooni, kus on olemas 7-tulline multimeediasüsteem juba, kus on Android Auto või Apple CarPlay'ga ühendada siis juhtme abil ja kõige odavamas varustuses on tal ikkagi olemas 3,5-tolline siis väike ekraanikene seal näidikupaneelil, mis näitab siis kiirust, sõiduulatust ja kõike hädavajalikku. Kuid ja kõigest 3 käiku on tal olemas sellel käigulülitil ehk siis edaspidine käik drive, tagurduskäik R ning neutraalkäik N ja kui sa tahad ka seisma jääda, pead sa ikkagi seisupiduriga peale panema, sest et parkingasendit tal ei ole, kuigi tal on olemas sellised võltsnahas kunstinahkistmed ja samuti on 4 inimesele ruumi seal autos küll ja samuti on näha, et Dacia on olenemata odavast autost ikkagi proovinud püüda teha seda hästi ja seda on näha just sellistes natukene imiteeritud siis nahas sees ja ka näilistest puitliistudest. Ja laadima saad sa panna ta niimoodi, näide, kui sa vajutad siis rooli all olevat nuppu, mis siis avab Dacia logo ees ja sealt sa saadki ta panna laadima ja nii lihtne see ongi. Aga tõesti odav uus paistab seal igal hetkel välja ja temaga sõita on ka vägagi kehv ja veel halbades teeoludes veel kehvem ja teel püsimine kõigega tuleks veel palju vaeva näha selle auto puhul ja tõesti ja samuti sa reguleerida juhiistetega ka rooli temal ja veel igasuguseid asju, sõites ta on ebakindel ja kuigi rehvimüra pole tal just väga suur, on ikkagi selle auto kõige ilusamaks osaks võib-olla need vägevad LED esituled ees, kuid muus osas on tegemist Daciaga, mis oma siis koostisosadelt kõlbab pidada üheks kõige esimesteks Dacia mudeliteks, mis olid ka tehtud väga odavalt ja nii on ka see, kuid kuidas teisiti oleks võimalik teha elektriautot nii odavalt, ehk see maksab ju kõigest 18 000 eurot, mis on palju odavam kui teised elektriautod. Selline on uus Dacia Spring, eks minge ja vaadake järele, meie kohtume juba nädala pärast.